Tšau barbecue-assad! Täna räägime paljudest uutest asjadest, mis poodi on tulemas ja seda Euroopa võtmes. Ning mul on siin kastides asju, mida siin samas kaamera ees hakkan proovima, et otsustada, kas neid on mõtet siia võtta. Kõigepealt pean ma rääkima barbecue'ast, sellepärast et see nädal, kui sa seda videot vaatad, ehk siis teisipäeva kandis ma pakun, või nädala jooksul ma ei julge midagi transpordi kohta öelda, ma olen aastaid siin lubanud, et tuleb homme see ja teine ja kolmas. Tegelikult ei juhtunud mitte midagi tihti peale ja ma ei julge midagi enam lubada. Las jääb nii, see nädal tõenäoliselt peaks saabuma barbecue alus, ehk siis tagasi poodi on tulemas ülimalt populaarseks osutunud Holy Grail. Kuid Holy Grailist on veel variante. On olemas siis lemon pepper, mille ta tegi spetsiaalselt kala maitsestamise jaoks, Holy Grail, ja siis on sinna pandud asjad juurde, et oleks kalaga hea. See on midagi, mida kindlasti on vaja retseptiks teha. Ja teine variant Holy Grailist on siis chiliga, ehk siis spicy Holy Grail, et ma täpselt ei ole veel välja mõelnud, kuhu ma seda panen, aga ma võtsin ta prooviks ikkagi siia ära, et need vahasuud teie seas saaks Holy Graili paremaid versioone nautida. Lisaks on tulemas üks raab, mida ma väga tahan sealt selle barbecue mehe käest saada. Ta on seda tükk aega lihvinud. Nüüd on see valmis ja selle asja nimi on The Champ. Ja see on siis tema võistlusraab kana ja ribi jaoks. Ja sellega ma kavatsen teha järgmises sektsioonis, kus on tulemas retseptivideod, paar testi kindlasti nii kana kui ka ribi peal. Kastmetest loomulikult naaseb ülimalt populaarseks osutunud Korea chicken ja mis siis alata, oleneb sellest, et see on nagu vürtsikas. On ta endiselt ka minu repertaaris ka kodus ja isegi õhufritüürist, ma ütlen, tulid need tiivad tegid ja siis lasid sellega üle ja super hea on see asi seal kana peal. Ükstapuha, millisel kujul see kana siis on. Kuid tal on tulemas midagi huvitavat ja seda on tulemas ka siis lattu, on hot honey kaste. Hot honey barbecue kaste. Et see hot honey JD's oma on meil loomulikult olemas ja kuidas ta nüüd selle sinna oma pudelisse pani, saab päris põnev olema. Et näeme, proovime ja annan teile kindlasti kohe ka teada. Siis need, kes mäletavad sellist inimest nagu Jolanda, kes käis siin, mis ta käis üle-eelmisel aastal meil võistlemas Vanamõisas. Ja eelmine aasta õnnestus temal siis, ma ei tea, mitu aastat see võidu või see EUBCC vöö nüüd oli seal Austrias Keri käes, aga eelmine aasta Jolanda ja Veera said selle omale, ehk siis Barbecue Ranch võitis selle ära. Ja see on nagu suur asi ja nad on seda suurt asja siis päris hästi nüüd hakanud lükkama omal maal ja jõudnud sinnani, et neil on kastmed ja raab. Esiteks on neil siis kastmed on 2 ja 1 raab. Esiteks on neil siis see vaarika chipotle ja teiseks on võitjate kaste, winner's sauce. Ja teiseks on neil siis raab, mille nimeks on võitjate raab, ehk siis winner's raab. Et need on mul tellitud ilusti, usaldan neid, et nad mingit jama ei tooda ja vaatame, mis nad siis tegelikult endast kujutavad. Aga asume nüüd ühe maitsmise kallale. Maitsmisele kuulub selline asi ja tegu on siis barbecue selle Tom Bertelsi tiimikaaslasega, kes on tegelikult seda asja aastaid vedanud ja tegelikult väga hästi müünud. Ise võttis minuga ühendust ja siin ma nüüd siis olen. Põhimõtteliselt on tal 2 kastet.
selle kastmete nimed on tal barbecue red sauce ja need on 2 varianti. On siis the original ja sweet and spicy ja loomulikult ütleb see asi siin, et nad kõlbavad kõige peale, aga hakkame kuskilt otsast minema. See original kõigepealt. Potsikud muideks täpselt samasugused neil seal belglastel kui siis Bertelsil ehk siis barbecue'l. Nii, enne kui ma seda spice'it proovin, äkki ma peaks proovima siis pisut seda originali. Nii. Hästi magus moos ja siin selles kastmes on tunda kerget hõngu, kui toon nüüd ühe võrdluse, oli meil kunagi siin poes Southern Dutchi kaste original ja see oli päris õudne minu arust. Seda oli ka raske müüa, kuigi hind oli okei, eks, siis tegelikkuses oli see päris õudne. Seal oli seda nelki nagu nii jõhkralt, et seda ei kannatanud nagu maitsta. Või paljalt kuskil kasutada oli täitsa võimatu. Siin on hästi õrn hõng sellest, aga üldse ei sega ja pean tunnistama, et paha maitset pole praktiliselt üldse tunda. Et väga maitsev on, kui aus olla. Et see on nüüd küll asi. Sellega võiks ausalt öeldes moosisaia teha. asi, mis pähe tuleb. Nii, sweet and spicy. Loodame, et siis mitte väga spicy. Ei ole väga spicy kui suures. Kuid ma arvan, et eks siin on võimalus, et kui teda ajada kuumaks, siis ta läheb kõvasti spicimaks, aga ma näen järjekordset tiibade retsepti tulemas. Magus vürtsikad tiivad. Nii, aga tal on 4 maitseainet ka. Kõigepealt siis steak and burger meat. Nii. Ma arvan, siin tuleb midagi. Jah. Avad enne. Hästi palju musta vipart on siin. Ja kohe tunnen seda keelel ka. Küüslauku, kõvasti küüslauku, musta pipart. Pigem väga meeldib, ma peaks ütlema. Ja ütleb steak, burger ja kala. Kala ma küll ei maitsestaks sellega. Nii. Wingman. Nii palju ütlen, kiusatus on seda steigi peal küll proovida. Isegi steigi peal, kui päris aus olla. Ja burgerite sisse kindlasti kõlab hästi. Nii. Wingman. Väga meeldiv maitse. Kui see eelmine oli mul siuke
siis see on tõepoolest hästi soolane. Kanale muideks meeldib. Seesama kospel, mida ma igale poole soovitan, on soolane. Ja siin taga on väga mõnusad maitsed. Natukene suhkrut. Paprika oli tunda mõnusalt. Peab tegema retsepti, et see ajab soolasuse, siit sellest saaks spice'i ja sweet'i. See võiks huvitav kooslus olla. Kõlab nagu retsept. Nii. Best sweet rub in the world. Pork pao. Et ausalt öeldes pärast seda Turnpike'i jama, mis ma siia ostsin, see oli päris kohutav kõik. Päris skeptiline selle järgi või selle peale, mis sealt poolt Euroopat tuleb, aga ja siin on tugev suitsumaitse. Nagu tugev. Tunne on, et pulled porgi retsept on tulemas. Ma tahaks kohe päris teada, mis asja ta pulled porgi peal teeb. Selle suitsumaitsega, mis siin sees on. Et ma ütlen ausalt, ma ei ole suurem asi fänn sellele, kui suitsumaitse on pandud kas raabi või kastme sisse. See on ära tuntavalt nii-öelda tehis minu jaoks ja ma sellepärast tahaks alati naturaalselt seda suitsumaitset oma lihadele tekitada või grillimaitset. Et see nagu ei kvalifitseeru heasse kirja minu juures ja ma tahaks nüüd täpselt teada, kui need vennad nagu seda võistlustele ka kasutavad, mismoodi see siis välja nägema hakkab. Ja mul on tunne, et ma pean tegema ühe rebitud sealiha retsepti. Ma arvan, ma teen selle off-camera ja ütlen, kuidas see pärast oli. Enne kui ma otsustan, kas ma seda tellin või mitte. Sellepärast, et nagu mul on öelnud, ma müün asju, millesse ma usun, mida ma tean, et on head. Ja ma panen selle praegu väga tugevasse meibisse. Et kui need eelmised 4 asja, mis me proovisime, fine, kõik on hästi. Välja arvatud see jutt, et see nagu kala peale hea peaks olema, siis see on väga tugevas meibis. Nii. Ja siis on ta beef body ja see on nüüd huvitav, et ta soovitab seda maitseainet siis kõige peale, mis on veis, aga mitte ainult. Ta ütleb, et ka kartulitega peaks see jube hea olema. Ja siit ma näen nagu challenge'it. Ei kurja. Ta ei pruugi üldse jama jääda, kui ta ütleb, et kartulitega võiks täitsa hea olla. Jep. Soolane, hästi sügav maitse nagu seda on raske kirjeldada muud moodi kui, et hästi sügav. Siin on midagi, mis selle kartuliga võib tõepoolest nagu väga hästi mängida. Ma pean uurima. See kuulub siis kuhja, mis võiks olla tellimisel. Enne kui ma tellimuse teen ta käest, ma pean selle sealiha ära proovima. See on äärmiselt kahtlane minu jaoks. Mis on sinu arvamus sellest, kui on suitsu lisatud suitsu maitse barbecue või grilli maitseainetel või üldse maitseainetel, et millist sa eelistad? Et kirjuta mulle siia alla. Ja
ma teen selle testi ära ja ma siis siia samasse video alla kirjutan ka, kuidas see test tuli. Seniks aga mine vaata poodi, sellepärast, et palju uut kraami on seal. Et uus mees on toas, uus mees müttab nagu jaksab ja paneb kõiki neid asju, mida ma ei ole jõudnud üles panna. Pood on väga palju suurem. Näeme neljapäeval, sellepärast, et siis on retsepti aeg.